meie kaitse sinna jaole. Kasti ja jalad käivad, mida näitab kohtunik. Penalt, jah. Ja näitab kahjuks seda, mida me näha ei taha. 7 minutit ja sente peale mängitud ja tõehetk Sergei Bareikole. Klaavan oli juba minemas vasaku pette peale seal ja aga mängija tegi ilusa stopangu ja läks vastu liikumisse ja Ragnaril ei olnudki midagi, jäi jalga õhku, et sealt see viga tuli. Ja türklaste kapten Emre 76. mäng täna on taga üks meeskonna penaltilööjatest. Kas läheb seda tegema ka täna Sergei Bareiko meie poolt vastu panna? Ja väga kindlad. Ei midagi siin polnud parata. 8 minutit ja 0-1. Jah, et natukene kurb algus, et kohe lasksime algusest Türgil enda palli võtta ja Türgi hakkas seda kohe ilusti veeretama ja agressiivselt mängima 1-2 puutega ja ei leidnud meie seda võimalust, et palli võites, et kuskile laiali mängida ja oligi, Türgil on hea, et nad võidavad kohe palli tagasi ja tulevad uuesti rünnakusse. Nüüd tuleb eluga edasi minna. Mängida on 80 minutit ja natuke pealegi. Ise midagi korraldada ja vaadata, et türklased nüüd samamoodi ei jätkaks, sest ka türklastel tegelikult siin mängus ei ole ju mingit katsetamise tuju. Nad mängivad pääsu eest Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kus nendel üks kaotus Aserbaidžaanile on teinud olukorra päris kibedaks ja 6 hiding pärast seda eelmise aasta saavutatud, et löödi värav kiire ära ja nüüd edasi selle pealt. Oi! Täitsa võimalus tekkis seal Kaimar Saagil, seekord läks veel üle, aga ette ei võta. Mängib sööta Vassiljevile, Vassiljev jätkab Ahjuperale. Ja Vassiljevile ja nüüd tuleb teha. Nurk jääb väikseks, Vassiljev veel läheb mäng edasi. Väravaht on pikali, ei hakanud Vassiljevga pikali viskama, ei ulata Saag, aga jätkab veel. Lõpebki mäng, aga ja jälle hea võimalus ja nüüd saame lüüa, Rikošett tuleb ka ja ei saa väravaht palli kätte, meil on võimalus, tagumiku peal on ja on seal keegi, aga natukene, kas nüüd Saag võttis Kroglovil ees selle palli ära. Sööt läbi ründajale, et nüüd Emre leiab hästi Kasimi ja Kasim ka proovib Bareiko, ei ulata. Ja see oligi see koht, kust löödi, et täpselt kaitseliini eest, poolkaitseliini tagant, et ei saa kaitse sealt nii palju vastu tulla ja oli vaba auk ja võttis ja tuli ilusti löök välja ka taha nurka, nii et Sergeil oli raske, ma ei tea, kas vaateväljast tal keegi segas või seganud, aga oli ilus ja täpne ja tugev löök. Ja kui vähe tegelikult oli vaja ja võib-olla mõni statistik loeb nüüd kokku ka mitmes puude see üldse oli Kasimil selles mängus, aga pole tähtis mitmes, peaasi, et see õigel ajal tuleks ja lastakse seal keerutada. Ja alla nurka Bareiko läheb küll pallile järgi, aga ja praegu tuli see värav nagu mitte millegist, et see esimesed 8 minutit, kus lõppes selle 11 meetri karistuslöögiga, et seal oli nagu surve peal ja otsiti neid momente, et kuidas Eestilt üle mängida ja oli näha, et värav on õhus, aga praegu oli niisugune uinutav ja järsku tuleb 16 kasti ette. Ja uuesti võimalus ja nii lihtsalt see siis käibki. Ja see täpselt sama olukord, et isegi Piiro tuli taga veel seal mingil hetkel kaasa vist, aga libastus, aga oli jälle, Kasim tuli vastu, küsis sinna 2 liini vahele, keeras ja lõi, et kas Bareikol on see ootamatu, et samas kuskil 20 meetrit, ja tulevad head löögid välja ka, et nagu kuul taga nurgas ja ei ole midagi teha. 3-0. Et kuidagi on läinud natukene lahtiseks see mäng, et me peame muidugi palli hoidma, et me ei saa muud moodi, aga kui just, et kui me kaotame selle palli ja Türgi hästi suudab nagu kohe tulla rünnakusse ja ta leiab selle Kasimi eest, kes ründaja vastu tuleb ja selle vaba tsooni, et meie kas siis